sõit sel hooajal, et milline oli ettevalmistus? No ettevalmistus oli selles mõttes ikkagi tugev, et ööd ja päevad ikkagi garaažis ja autoga tegime palju muudatusi ja vähendasime auto kaalu veel ja selles mõttes nagu tööd sai kõvasti tehtud. Et esimesele etapile me tulime selle mõttega, et seeks selle Raassilla päeva kuidagi edukalt lõpuni, et ei olnud eesmärki siin kõrgeid kohti võtta, vaid et terve autoga koju tulla, et see Raassilla rada on minu jaoks keeruline, minu auto jaoks keeruline ja et me nagu väga kõrgeid eesmärki ei seadnud siin. Eks need siuksed teravad kurvid ei ole selle Mitsubishi jaoks just päris loodud, et ta ei taha seal pöörata nii nagu vaja on ja see kiirus nagu nendes kurvides on ikkagi madalam kui konkurentide autodega, et väga keeruline on see meie jaoks, aga vähemalt stardid saime kenasti paika hommikul ja tänu sellele tuli ka häid tulemusi, et just start õnnestus ideaalselt. Finaal oli puhtalt see, et hea start ja sinu auto oli vist ainult mis lõpuni tööd. Jah, tänase finaali võib kinni öelda, et see oli nagu rohkem töövõit, et nagu me ennem juba ütlesin, stardid õnnestusid päev otsa ja finaali start oli veel eriti hea ja sain kohe puhtalt minema ja ega ma ei näinud, mis seal tagapool toimub, et ikkagi 3-4 ringi ma andsin endast kõik, et seal ees püsida, kui üks hetk hakkasin ise loendama neid autosid, kellest ma nagu juba ringiga mööda sõidan ja siis sain aru lõpuks, et vist tagantpoolt keegi ei ohustagi. Hooaja esimene sõit, et milline oli ettevalmistus? Ettevalmistust ei olnudki. Täna hommikul kella 6 saime alles mootori käima, et ega me ei teadnud, kuidas meil üldse tänane päev läheb, et me tulimegi siia algul proovima, kui saame kiirus üles, siis oleks saanud edasi veel testida ja proovida, aga me ei teadnud. Päeva alguses me väga tempot üles ei saanud, aga finaalis, kui stardi juba saime ära, siis saime lõpuks nagu tempo ka. No, finaalis oli väga põnev duell, oli Rommi Pukiga ja räägi see enda vaates lahti, kus see lõpuks ära otsustab. Finaal oli äge, jah. Eks algul ma proovisin sealt väikest edu sisse saada, aga ega Rommi oli suht taga kogu aeg, et sealt ei õnnestunud, ta läks Jokkerisse. Ma ei tea, kas ta tegi seal vea, aga sealt edasi juba, kui mina läksin, sain ette ja sealt paari auto jagu sai mingi edu sisse ka juba. Päev läks üllatavalt hästi algusest peale ja midagi väga muutma ei pidanud, et saime rehviga terve päeva sõidetud ja taktika toimis ja auto toimis väga hästi ja kuidagi kõik sujus. Ja finaali minnes loomulikult uue formaadi järgi nüüd 6 sõidame seda finaali, varasemad aastad siis 9 tükki finaalis. Täiesti teine formaat, kuidas finaali pääseda, kindlasti põnev, mulle meeldib, eelmine aasta Nordicul sai ka seda proovitud, samasugust formaadiga sõitu, et kindlasti teeb see rohkem võimalusi, kui sul ei õnnestu kõik ja enda finaal esimesest reast, päeva jooksul kogu päev stardid töötasid ja toimisid väga hästi, eesmärk oli saada finaalis stardist minema, see õnnestus, olin kursis, mis taga toimub, kontrollisin sõitu, Jokri taktika õigel ajal, tänan Potterit, kes selle tegi ja ütles, et kuna minna, ja oligi, ega pidin hoidma tempot peal lõpuni ja lihtne ei olnud, et nägin tagapeeglist väga hästi, et mehed olid taga ja kõik tahtsid sinna saada, aga täna nii. Palju sul nagu crosskaardiga üldse kogemust on, et kuidas sa sinna crosskaardini jõudsid? Me sõitsime alguses karti ja siis mul isa sõber käis lapsega proovimas ja siis me läksime talvel proovima. Ja siis mul hakkas meeldima ja siis ma ütlesin isale, et hakkame võistlema crosskaarti ja siis me hakkasime nüüd ossima crosskaardi ära ja Raasillas eelmine aasta Bigpõld võitis, mul jäi see kripeldama ja siis nüüd see aasta me tulime võidule küll, kui ka Mairo pakkus suurt konkurentsi, aga saime hakkama. Milline selle hooaja ettevalmistus oli? Palju te testisite ja mida? Me käisime ainult 3 korda trennis ja siis me tõmbasime pikad päevad, et võimalikult valmis olla võistlusteks. Kui tänane päev läbi rääkida, siis konkurents oli nagu ülikõva, et midagi siin nagu ei kingitud, et kuidas see finaal näiteks sinu enda vaates oli? Finaal läks hästi, küll stardis, kui ka Mairo sai ilusti kannule ja siis natukene põdesin küll, et Mairo tuleb kuskilt mööda või siis saime hakkama ja päev läks hästi. Kiirus oli selle kohe olemas, et räägi nii-öelda eelsõidud enda vaates läbi. No kiiruses ma sain aru juba, kui me käisime esimene treeningul siin, et kiirust on.
et ajad olid head, lihtsalt et tänase päeval oligi see, et ilmafaktor ja eks see meie uus huvitav stardiprotseduurid, mis on ka uus huvitav, et ühelt joonelt startimised, mis on ka nagu kindlasti peab nagu keskenduma stardist, et stardist minema ja kindel hoog üles, proovima tempot hoida ja ega seal ei olnudki midagi muud, et sellest suhtes, et kiirus oli, aga samas vahest ka nagu kadus, et ma ei tea, kas siin ütleme hooaja keskel või vahepeal on ära kadunud see enda nagu julgus, et sellised lapsikud vead tulevad sisse ikkagi. Finaal oli Lauriga, oli teil ikkagi väga parem võidusõit, et mis see nii-öelda otsustavaks sai? No seal oligi see, et otsustavaks, et ma ise ütleks, et tegin enda elu natuke raskeks, et teisel ringil kohe Jokkerisse minna teiselt positsioonilt, aga tundsin, et jään nagu Lauri taha mingitel hetkedel kinni, aga riskisin sellega, et mul võin jääda ka tagapoolt sõitjate vahele, aga lootsin leida kuskilt hea augu ja sattus selline, et sain sõita 3 ringi ikkagi omas sõidus ja siis jõuda jäljest järgi ja eest läksid Jokkerisse ja eks sealt see oligi, et kiirus oli olemas, mis aegade põhjal näitas, et peaks nagu järgi jõudma ilusti kõigile ja et kui saad oma sõitu teha, aga see õnnestus lihtsalt, seal oligi. Ma olen siin näinud nagu 2 kohas juba testimas, nii siin kui Riias, et räägi natuke hooaja ettevalmistusest, et kuidas see käis? Ja see eesmärk oligi nii-öelda siis saada just nimelt sinna Raassilas kiiremaks ja Riias. Et eelmine aasta oli nii-öelda seal olid siis need kitsaskohad, et sellepärast olemegi sellega tegelenud nüüd siin. Mis see testi fookus oli? Kiirus, ringi ajad. Ja saime natuke arendatud neid sillaseadeid nii-öelda talvel ja mängisime vedrudega nii-öelda. Kuidas tänane päev minema hakkas, kuidas rütmi kätte said? Ma arvan, et me võtsime täna maksimumi, kui me vaatame nii-öelda konkurentide ringi aegu ja sellest tulenevalt, et ma arvan, et ei oleks saanud paremini. Saluudis oli nii-öelda 3. koht, et millega sa ise tunned, et kus nagu puudu jäi? Kui me täpselt räägimegi taaskord nendest ringi aegadest, siis sealt jäigi natukene puudu, et need küll sajandikud, aga nagu näha, siis sellest finaalist ei piisanud ja ega see start ei õnnestunud ka seal finaalis, me stardis jäime viimaseks ja siis tegime selle esimene ring Jokkeri ära ja sealt hakkasime pusima.